No nii, tere. Minul lõi kell 16.03 ja ma vaatan, et siin viimase minutiga praktiliselt juurde ei tulnud osalejaid. Et meil on umbes 60 inimest liini peal. Minu nimi on Jaak Vilo ja mina ja siis Heisi Kurig, kes on ka siin liini peal vaikselt kuulamas, anname ülevaate sellest õppekavast, mis on nüüd Eestis esimene andmeteaduse õppekava, nagu IT õppesuunitlusega õppekava, mis siis tegeleb andmetega väga erinevatest aspektidest. Ma loodan, et kõik kuulevad hästi, kõik näevad, nuurinaid ei ole hetkel praegu olnud. Kui küsimusi on, siis võib üritada nii vahele sekkuda, kui ka peale seda, kui on see põhiettekande osa ära esitatud, et siis peale seda küsida. Ma ei tea, Heisi või Henri, kas te oskate öelda, kas siin oli ka kusagil mingi chati aken, kus saab ka kirjalikult esitada? Ma ei ole praegu enda ekraani peal veel seda üles otsinud. Ja, chati aken on olemas, ma üritan sellel ka silma peal hoida, et pärast siis lõpus küsida neid küsimusi, mis siit läbi on jooksnud, kui midagi jääb vastamata. Väga hea. Nii et praegu hetkel on käimas vastuvõtuperiood. Meil on andmeteaduse õppekava vastuvõtuperiood sai siis avatud. See on interdistsiplinaarne, eestikeelne magistriõppekava, päevase õppekava. Ja ma räägin sellest, et kuidas see interdistsiplinaarsus ja eestikeelsus siin ka realiseeruvad selles õppekavas. Nii. Klikkima kusagile. Ilmselt te kõik olete kursis sellega, et andmed on igal pool meie ümber. Ka praegu hetkel me oleme siin umbes 60 inimest tulnud ühte Zoomi chati ja me võime öelda, et 60 inimese vahel on tekkinud sotsiaalvõrgustikus juba mingi ühendus. Facebooki, Twitterid, kliendid, poed, kõik võimalikud sellised andmed üsna tihti on esitatavad graafidena, nii et see pilt illustreerib lihtsalt seda, et on palju andmeid ja me peame oskama neid andmeid sobivalt analüüsida. Andmeid tuleb äriettevõtetest, erinevat tüüpi andmeid loomulikult. Andmeid tuleb iga poolt maailmast sensoritest, ma kasutan siin Eesti päritolu tarkvara- või andmeanalüütika firma üsna vana slaidi, aga on teada, et maailmas on miljardeid erinevaid sensoreid asjade internetist ja mujalt ja kõikide nende seda tüüpi andmete analüüsimiseks on vaja andmeteadust, masinõpet, visualiseerimisvahendeid ja nii edasi. Ja seda kõike meie õppekava pakub. Siin on ka väga aktuaalne teema, praegune koroonaviiruse haigestumine või COVID-19 haigestumine maailmas. See lihtsalt näitab seda, et saab andmeid visualiseerida, aga tegelikult meie eesmärk suures pildis on õppida ja ennustama. Et siin on Euroopa erinevad haigestumised ja ka surmad. Ja kui mõelda niimoodi, et mida me tahaksime teada saada, on väga keerulisi küsimusi, kuidas terviseandmed, sellised lihtsad arvulised andmed ja nii edasi pöörata teadmiseks. Miks me selle õppekavaga käivitasime selle õppekava arenduse? Tegelikult Tartu Ülikoolis Arvutiteaduse Instituudis informaatika erialal on andmeteadust ja masinõpet, tehisintellekti õpetatud juba päris kaua aastaid informaatika õppekava raames ja loomulikult ka tarkvaratehnikas mujal, kus on vaja vastava domeeni andmeid analüüsida. Aga praegu tekkis unikaalne võimalus Majandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toel käivitada täiesti eraldi suunatud andmeteaduse õppekava. Toimus riigihange, kes sellise õppekava kokku paneks ja Tartu Ülikool reageeris ja võitis selle hanke. Huvi õppekava vastu on väga suur. Ettevõtteid on ka praegu hetkel liini peal. Meil on ettevõtete toetus, moraalne toetus, sisuline toetus selle õppekava arendamiseks. Ja miks see vajadus üldse Majandusministeeriumil on silma jäänud, on see, et igalt poolt avalikust erasektorist on
andmeid olemas, väga palju avaandmete soove ja nii edasi, aga napib andmeinsenere, kes nende andmetega tööd teeks, andmeanalüütikud, kes nende andmetega tööd teeks, inimesi, kes oskaksid tehisintellekti, masinõppimist ise juurutada ja lahendusi luua. Nii et õppekava käigus on andmetest vaja saada uusi teadmisi. Andmeid on vajalik analüüsida, et optimeerida mingeid protsesse, midagi paremini teha, midagi kavalamalt teha. Ja tänases kõrgtehnoloogilises maailmas on andmed väga olulised. Senini, nagu ma ütlesin, otseselt andmeteaduse nimelist õppekava ei olnud. Loomulikult õpetatakse statistikat, võib isegi öelda 100 aastat võib-olla, on andmebaase, masinõpet erinevates kohtades, aga praegu on siis eesmärk, et oleks ühes õppekavas, ühes magistriõppekavas koos selline kompleksne õpetus, mis tegeleks kogu aeg siis andmetega ja mitte ainult tehniliselt, vaid ka nende andmete siis valdkonna spetsiifilises võtmes. Tööturul oodatakse praegu andmeanalüütikuid, tehisintellekti spetsialiste ja nii edasi. Kellele see õppekava mõeldud? Põhimõtteliselt on ta interdistsiplinaarne, et ükskõik millise bakalaureuse õppekava pealt oleks võimalik justkui tulla õppima, kuid siin on üks väike aga, et meie hanketingimustes oli selgelt ka sees, et tudengikandidaat, kes tuleb õppima, peab omama mingisugust IT või matemaatika varasemat teadmist. Ja seda on ühe aasta või 60 ainepunkti mahus peaks olema alusteadmisi IT-st, matemaatikast või statistikast. Kuna see ei ole nii üheselt määratletav, et mis see 60 EAP, mis need ained täpselt on, siis me vastuvõtu tingimustes jätame ka veidike vabadust oma motivatsioonikirja lisana näidata, kuidas see umbes ühe aasta mahus teadmist aineid on igal konkreetsel kandidaadil kajastatud. Aga 60 EAP mahus alusteadmisi arvutiteaduse, matemaatika, statistika valdkondadest on nõutud. Kindlasti sobivad siia ka mingid matemaatilise majanduse ained või füüsika või keemia õppekavade raames õpitud matemaatilised ained, et need tuleb siis üles loetleda. Ja praegu on käimas esimene vastuvõtt. Praegu, kui me räägime, on vastuvõtt juba avatud sai, siis vastu võetakse 60 tudengit. Ja sellisena on see üsna suur magistriõppekava. Selle hanke eesmärk oli tegelikult jõuda 3 aastaga vähemalt 50 lõpetanuni sellel õppekaval. Nii et see on ka üsna suur soov, et siin õppima tulijad ei jää mitte tilkuma pikkadeks aastateks õppima, vaid tõesti jõuaks nominaalajaga ka võimalikult kiiresti oma õppekava läbi õppida. Õppekava ülesehitus on siin pildi peal. Enamus on mingeid õppekavasid läbinud, teate, et seal on moodulid, ained on grupeeritud mooduliteks. Vasakpoolne moodulite komplekt on siis alusmoodul, valdkondlikud sellised meetodite moodul ja siis üks valik, millise suuna peale ennast spetsialiseerida. On seal äriettevõtted või loodusteadused või hoopis sotsiaal- või digihumanitaaria teadused. Nii et see on see põhiline, samas on see vasakpoolne ja paremal pool on, kuna me eeldame, et inimesed tulevad erinevatelt õppekavadelt, siis võib olla ka, et erinevad teadmised on all, nii et tasandusmooduli raames on võimalik valida endale neid aineid, mis siis enda puudujäägid kõige paremal viisil ära kataks. Ja seal on ka üsna seinast seina tõesti sissejuhatavaid aineid, aga nendel, kellel on need teadmised olemas, on ka magistri teisi aineid, et kindlasti igal ühele leidub seal oma
võimete kohaselt piisava väljakutsega aineid. Läbi viiakse praktika ettevõttes, on valik vabaained ja lõpuks on magistritöö või projekt, ma tulen selle juurde tagasi. Ja kogu see õpe hakkab toimuma peaaegu eranditult uues Delta õppehoones, mis on seal vasakpoolsel pildi peal praegu välja toodud. Nüüd, kui ma nende moodulite sisse veidike vaatan, siis kogu see õppekava pöörleb sellise CRISP mudeli või siis sellise üldise referents andmeteaduse mudeli ümber, et me ei õpi ainult statistilisi meetodeid, aga kogu andmeteadus hakkab pihta mingi valdkonna ärilise vajaduse tunnetamisest, et andmeteadus on mingisuguses kontekstis, kui me räägime sellisest metoodilisest, metodoloogilisest ülevaates, siis on vaja aru saada, mis valdkonnas vastav andmeteadlane või andmeanalüüs on vajalik, mis on selle valdkonna äritaust, milliseid andmeid see äri või valdkond genereerib, aru saada, et kuidas need andmed on seotud siis selle äripoolega või mõne teadussuunaga. Siis puhtpraktiliselt me teame, et peaaegu kunagi ei ole andmed ilusad, puhtad, sellised, mille peale saab kohe juurutada masinõpet või mingeid keerulisi mudeleid, vaid andmetega tuleb väga palju teha eeltööd, puhastamist, harmoniseerimist, eri kohtadest kokkuühendamist, linkimist ja selle käigus on päris palju sellist inseneeriat, ehk siis andmete ettevalmistuse inseneeria pool on üllatavalt suur kogu andmeteaduse elutsüklis. Kui andmed on ära puhastatud, valmis tehtud, siis on võimalik nende peale hakata analüüsi läbi viima. Nii et analüüs on siin kirjutatud selline modeling, modelleerimise sõnaga, ehk siis otsida neid mudeleid, mis neid andmeid kõige paremal viisil võiks kirjeldada, et siis saada andmetest ülevaadet, nendest äriprotsessidest ülevaadet või luua masinõppemudelid, mis hakkavad ennustama meile vajalikku tulevikku. Nii et masinõppe on siin ilusasti selle modelleerimise sisse ära peidetud. Ja muidugi me peame hindama tulemust, et kui me mingeid ennustusi teeme, siis me peame hindama, mil viisil siis need andmed või modelleerimise tulemused meie ärilise teadmisega kokku lähevad, kui häid ennustusi me suudame teha, kuidas need praktikas vajalikud, kuidas need praktikas oleksid kasulikud selles kontekstis ja kui me oleme sellest ka läbi närinud, siis on võimalik juurutada juba need äraõpitud, ära treenitud mudelid niimoodi, et see muutuks selle äriprotsessi loomulikuks osaks. Et on treenitud mudel ja siis see pannakse tegelikult tööle, on ta siis Amazoni veebipoes või Bolti auto takso kohale saabumise aja ennustamiseks, et seal on väga palju erinevaid matemaatilisi mudeleid. Need, mis kõige paremini töötavad selles kontekstis, need juurutatakse. Ja see protsess kindlasti jää ka sellega seisma, vaid kogu see tsükkel on pidev, järjest uusi küsimusi on võimalik esitada. See on nagu üldine lähenemine kogu õppekaval, et need metodoloogiad ei ole nagu asjad iseeneses, vaid nad on tavaliselt ikkagi mingi ärivaldkonna kontekstis vaja läbi käia. Et kui me vaatame praegu seda alusmooduli raames, siis erinevad ained selles alusmoodulis, mis on nüüd välja toodud, 5 ainet vasakul pool, et need siis kajastavad nagu selle üldise elutsükli erinevaid komponente, et on elementaarne metodoloogilised ained, metoodikaained, siis kuidas neid andmeid modelleerida, kvaliteeti hinnata, masinõppe. Väga tähtsal kohal on andmete visualiseerimine, esitlus, et ükski graafik, ükski kaart ei räägi üksinda oma lugu. Me teame, et pilt on parem kui 1000 sõna, aga vahetevahel on ikkagi pilte vaja ka seletada ja neid lugusid seletada. Ja viimane aine siin juures on
privaatsuse, andmekaitse, eetika, õiguse aspektid. Te olete kindlasti kuulnud andmekaitse üldmäärusest GDPR. Oskate hinnata oma privaatsuse vajadust, et mobiilioperaator teie järgi ei nuhiks või Facebook liiga palju ei vaataks teie tegemisi. Nii et kõik need eetilised, õiguslikud andmekaitse teemad tuleb ka läbi mõelda, mida, mis viisil on võimalik üldse andmetega teha või tehniliselt on võimalik kindlasti palju rohkem kui see, mida meie eetika ja õigus lubaks. Tehniliselt oleks võimalik igaühe mobiili trackida, aga eetiliselt ja õiguslikult kindlasti isegi siin koroona tingimustes ei ole see lubatav Eesti seaduste kontekstis. Nii et siin on välja toodud 5 ainet, mis on siis alusmoodulis ja kohustuslikud kõikidele. Parempoolne plokk, tasandusmoodul, ma korra mainisin, see on individuaalne. Igale üliõpilasel on võimalik eraldi vaadata, millised ained on sealt tema jaoks kõige jõukohasemad või sellised ka mitte liiga lihtsad, vaid nad nagu õpetaks temale piisavalt uusi asju, aga seal on võimalik neid oma eelteadmiste auke kindlasti täita. Nüüd põhiõppekava me oleme nagu siis eristanud seda, et on meetodiained. Me üsna tihti näeme, et samad meetodid on võimalik tegelikult üle kanda teise konteksti, töötada, ma ei oska öelda, finantssektoris ja liikuda üle näiteks tervishoiu valdkonda, et üsna tihti need meetodid on väga ülekantavad. Nii et need meetoditele keskenduvad ained, on nad siis geograafilised, mingid ruumiandmed, ajaga seotud või keeletöötluse vahendid, statistilised meetodid. Et nendel üsna tihti ei ole see valdkondlik rakendus tähtis. Et seda on võimalik ühes või teises eluvaldkonnas rakendada. Aga siin tasub võtta nüüd juba neid meetodeid selle järgi, et kuhu suunamoodulisse ennast potentsiaalselt siis paigutada. Suunamooduleid me oleme kirja pannud 3, nii et valida tuleb ühe suuna vahel 3. Valike vabaainetena võib muidugi rohkem aineid võtta, see ei ole mingi probleem, aga põhimõtteliselt õppekava lõpus spetsialiseerutakse siis kas äriettevõtte suunale, vaadates ettevõtete protsesse, äriettevõtete standardvajadusi või teine variant on siis humanitaarvaldkonnas, digihumanitaaria või hoopis sotsiaalteaduste valdkonnas. Nii et digihumanitaaria ja sotsiaalteaduste suund. Ja 3. on loodus- ja tervishoiuteadused või terviseteadused, kus on siis nii füüsikat, mõõteteadust, satelliitide analüüsi, kaugseiret kui ka tervise- ja bioinformaatikat võimalik endale valida. Et meie eesmärk on niimoodi, et õpitakse metodoloogiat ja siis vaadatakse vähemalt 2 erinevas eluvaldkonnas, kuidas seda sama metodoloogiat rakendatakse. Et teinekord on siis lihtsam juba minna 3. või ka 5. eluvaldkonda, näha just seda, et kuidas sama metodoloogia töötab erinevates rakendusvaldkondades. Praktika viiakse läbi ettevõtetes, nagu ma juba väga lühidalt ütlesin, siis ettevõtted on väga huvitatud. Seal kõrval on pildike meie selle aasta karjääripäevast, kus oli kohal 55 ettevõtet, nende Delta õppekavade, IT, majanduse, matemaatika, statistika õppekavade tudengite jaoks korraldatud. Nii et töökohtadest kindlasti puudust ei tule, praktikakohtadest me eeldame ka, et mitte mingil juhul siin puudust ei tule, et ettevõtted, kes tahavad oma andmetega asjalikke asju teha, neid on palju. Valik- ja vabaained on nagu ikka ülikoolis siis vastavalt oma huvidele, suundadele ja eelnevale kogemusele võimalik vabalt juurde valida. Magistritöö siin ei ole tehtud ainepunktide mõttes üleliia suureks, 18 ainepunkti. On siis kas klassikaline magistritöö, mida sooritatakse individuaalselt või me näeme ette ka väikeses meeskonnas 2 või 3 teostatud suuremat projekti,
mis viiakse siis sel juhul läbi mingi ettevõtte, mingi kliendi keskkonnas. Ehk siis projekt, mida viiakse läbi konkreetse ettevõtte vajadustest lähtuvalt ja seal siis meeskonnana viiakse see ellu ja ka kirjeldatakse ära, et ta ei ole oma klassikalises magistritöö formaadis, kuid on praktilisem ja siis mitme inimese koostöös. Seal kindlasti ka see kirjapanemise ja selle kirjeldamise aspektid ei tohi neid ignoreerida, sest aru tuleb saada igaühe individuaalsest panusest ja selle projekti lõppväärtusest lõpptarbijale või lõppkliendile. Nagu ma juba mainisin, siis kandideerimine juba praegu käib 1. veebruarist 1. juulini, päris pikk kandideerimise periood. Miks me aktiivselt seda siin kuu aega tagasi veel ei levitanud, sest meil oli paralleelselt käimas veel 15. märtsiga oli teiste õppekavade vastuvõtt, magistriõppekavade vastuvõtt. Nii et see on meil ainuke magistrikava Tartu Ülikooli Arvutiteaduste Instituudis, mis siis jätkub sinna jaanipäeva lõpuni vastuvõtuga. Ja õppeaasta algab loodetavasti tavapärasemas režiimis juba augusti lõpus, ehk siis ma loodan, et füüsiliselt õppehoones, mitte virtuaalselt kaugõppe vormis, nagu me siin praegu räägime. Lingid. Me ei leppinud Heisi kokku, kas see link sellele ettekandele saab kättesaadavaks kõikidele, kes siin kuulavad, et kas sa paneksid äkki selle ettekande lingi sinna chati sisse. Et meie kodulehtedelt on võimalik igal juhul õppekava kohta siis täiendavat infot saada. Õisis on ainete info tasapisi avanemas. Me praegu hetkel tegeleme ajakava paikapanemisega sügiseks ja järgmiseks kevadeks, ehk siis konkreetsed õppejõud ja rühmad ja nii edasi. Õppetöö toimub siis, nagu ma ütlesin, Delta keskuses, mis jaanuari lõpus avati. Pildid on siin üsna tühjad, see on siis vahetult enne seda lõplikku avamist, aga praegu hetkel on ka maja suhteliselt tühi, me töötame kõik kaugelt kodunt. Õppetingimused on suurepärased, tudengitele see parempoolse pildi peal on näha ka tudengi enda alad, kus on võimalik väiksed rühmatöid teha sellistes kuusnurksetes kuubikutes ja puhkealad, kohvik, Delta kohvik ja nii edasi. Nii et on kõige popim, ägedam õppehoone kogu Eestis. Ja see oli minu selle lühikese, tegelikult ei olnudki nii 25 minutit ettekande siis lõpp praegu hetkel. Aitäh! Mina kuulen suurt vaikust ainult, et nüüd oleks hea Heisi läbi mõelda siis, kas on vahepeal mingid küsimusi tekkinud kusagil chatti? Vahepeal küsimusi chatti tulnud juurde ei ole. Nii et ma julgustaks kõiki, kellel on nüüd tekkinud neid küsimusi, siis enda mikrit sisse lülitama ja küsima. Ja kui teil see kuidagi ei õnnestu või keskkond seda ei soosi, siis pange julgelt chatti kirja, et ma saan selle ette lugeda. Ma siis alustan võib-olla seda ringi. Tere, Ilmar siin Lodustäppist teaduste valdkonnast. Ma küsiksin võib-olla seda, et kas sellele uuele andmeteadusõppekavale laienevad ka tarkvara, tehnika ning informaatika õppekavad siis IT Akadeemia erialastipendium ning võimalus teha tööstusmagistrantuur. Esimesele poolele kahjuks ei laiene, sest IT Akadeemia praeguses kontekstis on väga rangelt 6 õppekava toetus, nii et IT Akadeemia stipendiumid ei laiene praegu. Tööstusmagistratuur laieneb kindlasti ja nüüd ma panen tähele, et selle kohta mul slaidi ei olnud. Tööstusmagistratuuri meede on siis selline, kus esimese sügise jooksul viiakse läbi konkurss. Ettevõtted, kes on huvitatud magistrantide kaasamisest,
tudengid, kes on huvitatud, viiakse läbi konkursid, et tudeng saaks 3 semestrit ehk siis teisest semestrist alates juba õppida nagu ühe ettevõtte kontekstis, et kui sa ennast seod mingi ettevõttega, näiteks võtame hüpoteetiliselt, võtame Bolt, keda meil siin ka kuulab taustal, siis on võimalik kohe mõelda, et ma kõikides oma ainetes vaatan seda spetsiifikat, mis on minu firma sees, võib-olla kasutan oma projektides selle firma andmeid, olen sisuliselt nagu 1,5-aastasel pikendatud praktikal, loomulikult suvepraktika, loomulikult erinevad seminaritööd ja ka lõpuprojekt ja lõpu magistritöö. Nii et see on nagu selle tööstusmagistratuuri mõte, et saab olla 1,5 aastat tudeng, aga samas seotud ettevõttega ja 3-poolne leping on tudengi, ettevõtte ja ülikooli vahel, et ettevõte aitab maksta stipendiumi sellise õpperežiimi toetamiseks. Nii, aga ma küsin siin vahepeal chati tulnud küsimusi nüüd vahele ja millal oskan, siis ma vastan kiiresti ise. Esimene küsimus puudutas seda, kas järgmisel õppeaastal ka vastuvõtt toimub. Kindlasti korraldame vastuvõttu. Me peame vähemalt 3 aastal hanketingimuste järgi siis sellele õppeaastale või õppekavale vastu võtma ja plaanis on ikkagi seda õppekava vedada pikemalt, sest et eesmärk on luua elujõuline ja kõigile kasulik õppekava. Jah, see kindlasti, et see ei ole mitte mingi kohustus, et me peame siin võtma 3 aastat, vaid see on ikkagi meie puhas rõõm ja õnn, et seda õppekavat siin edendada. Siis järgmine küsimus puudutas seda, et kui palju siis hetkel on huvi õppekava vastu olnud ja kui palju on kandideerijaid. Ja kommenteerid ise seda? Ma ei ole viimast hetke, tegelikult mul on see ekraan siin praegu, ma ei saa ise vaadata, võib-olla keegi vahepeal piilub, mis sai. 9 kandidaati on. Aga meil on juuni lõpuni on aega, nii et praegu hetkel ma loodan, et siin kuulajatest vähemalt 2/3 kandideerivad ja siis on meil peaaegu kandidaatid täis. Siis on järgmine küsimus, nüüd järgmised 2 küsimust puudutavad mõlemad 60 EAP nõuet, et ma küsin nad mõlemad korraga. Et esimene on siis Kristo küsib, et kui vältimatu on varasem IT ja matemaatika taust või mida need varasemad 60 EAP asjakohaseid aineid peaksid sisaldama. Ning teine seda puudutav küsimus on, et kas selle 60 EAP alla võib arvestada ka siis näiteks kursused, mis on läbitud 10 aastat tagasi. 10 aastat tagasi läbitud kursused kindlasti, jah, et ei ole mingit põhjust, miks mitte, et kuna meil ei ole otseselt võimalik, kuna nüüd on eri ülikoolides ja nii edasi, siis kindlasti tasub see kõik üles loetleda, kõik oma varasem kogemus. See, mis puudutab ajakohaseid aineid, siis meie tõlgenduses ongi näiteks, võib-olla see on liiga lihtne näide, aga enamus füüsikaained tunduvad meile täiesti matemaatilised, et nad ei pea olema matemaatika, informaatika teaduskonna ained tingimata, et kindlasti matemaatika, statistika, meetodite aineid õpetatakse ka teistes õppekavades, ka teistes instituutides, teistes ülikoolides erinevatel viisidel. Et meie soovitame praegu kõik need üles loetleda, näidata, kuidas see 60 ainepunkti põhimõtteliselt kokku võiks tulla. Praegu kindlasti ei saa nagu pead pakule panna, et kas meil on see õigus või mil määral me seda õigust saame rakendada, aga majandusministeeriumiga läbirääkimisel on võimalik võib-olla veel ka tõlgendada, et näiteks kui inimestel on töökogemus valdkonnas, et nad on iseseisvalt õppinud programmeerimise valdkonna ära, on ise õppinud, käivad tööl selles suunas ja töökogemus, et võib-olla on võimalik kusagil ka võtta laadi näidata seda vastavust. Miks see on delikaatne on see, et kui kandidaate tuleb 2-3 korda üle, siis kindlasti me ei taha neid ukse taha jätta, kellel on need korrektsemalt täidetud, need samad punktid. Aga kui on vabu kohti ja me saaksime juurde võtta, siis me loodame, et me mõnes kohas saaksime selgelt ka tõlgendada
neid tingimusi tudengikandidaadile sobivamas suunas. Ma Jaagu selgitustele lisaks panen teile ka ühe lingi, kus on siis näidistabel sellest, kuidas te võite esitada enda varasemat õppe- ja töökogemust ja kuidas siis selgitada lahti, et ikkagi ka mõnes teises valdkonnas läbitud aine tõesti annab panuse sellesse 60 EAP-sse. Et selle järgi on meil lihtsam hinnata seda teie varasemat kogemust IT ja matemaatika vallas ka nende ainete puhul, mis ei ole selgelt nende kahe instituudi õppeained. Ja nagu ma ütlesin, siis on loomulikult teretulnud ka teiste ülikoolide üliõpilased ka välismaal õppinud, et siis tasub oma info panna kirja, sest meie ei saa neid ju oma õisist nagunii sel juhul kontrollida. Et igal juhul palun pange kirja, mil viisil see 60 ainepunkti võiks olla täidetud. Nii, aga liigume järgmise küsimuse juurde. Kristjan Kure küsib, et kas äriblokis on piisavalt tähelepanu pööratud toodete ja teenuste andmete kogumiseks ja nende analüüsimiseks? Äriblokis on, kui ma nüüd peast õigesti mäletan, siis seal on ärianalüütika, kuidas üldse nagu äriettevõtet analüüsida, kuidas aru saada, mismoodi see äri käib. Ja siis on andmete analüüsimeetodid ja on ka äriprotsesside andmete analüüsi pool. Et need on nüüd vähemalt esimesed 3 ainet. Et kindlasti selle käigus räägitakse sellest, kuidas need andmed üldse tekivad. Ja ma ei oska öelda nüüd, et kas piisavalt, aga loodame küll, et on piisavalt tähelepanu pööratud ka nendele. Üks asi, mis veel on siin, meil on Arvutiteaduse Instituudis on ka sellised tootedisaini või siis äridisaini või IT-disaini lisaained ja tegevused, kus me ka tudengiprojektide ja ettevõtete koostöös ilmselt hea meelega näeme, et oleks võimalik ellu viia ka projekte, kus tegelikult ettevõtetes reaalselt käiks seda digitaalset tootedisaini ja vajalikku andmete hõive korraldamist. Et me kindlasti näeme nagu sellise väga praktilisena päris suurt osa sellest õppest, kes mingite äriettevõtete kontekstis soovivad seda ellu viia. Sa hüppasid üle, Heisi, sellest kraadist, et see kraad on minu teada on teadusmagister MSc, eks tehnikateaduste valdkonna magistrikraad. Mina kraadi küsimus. Joonas iPhone'ist. Mulle personaalselt, vabandust. Selge, sina vastasid sellele küsimusele ära, ma küsin järgmise. Et Riin küsib, et mitmel päeval nädalas toimuksid loengud ja kas on võimalik osaliselt osaleda ka mõne e-keskkonnast, näiteks Tallinnast? Me väga loodame, et see koroona saab otse ikkagi põhiliselt inimesed osalevad koha peal füüsiliselt, et kuidas see koroonaviirus nüüd on mõjutanud seda e-õppe aktsepteerimist, seda me saame sügisel näha. Aga ikkagi see on nagu päevaõppekava ja pigem Tartus, et me praegu hetkel õppekava nagu ainete siis tunniplaani koostades me kindlasti ei arvesta sellega, et see oleks võimalikult vähestele päevadele nagu paigutatav. Et me hea meelega näeme ikkagi päevase õppevormis Tartus õppimist, mitte kaugõppevormis. Siis järgmine küsimus puudutab lõputööd, et miks selle õppekava lõputöö nii väikese mahuline on võrreldes tavaliste magistriõppekavadega, et Joonas küsib. No meil on näiteks IT mitteinformaatikute õppekava, kus on 15 ainepunktine magistritöö, et ta ei ole nagu ebaharilikult väike siin meie jaoks kuidagi. Et siin on päris palju fookust ja me mõtleme ka ettepoole selgelt, et siin loodetavasti tuleb erinevate taustadega tudengeid nagu interdistsiplinaarne ja siis on kindlasti üsna suur roll on õppimisel nende ainete ja oskuste omandamisel ka, et see ei ole mitte ühes samas valdkonnas edasi minemine, vaid ka uute oskuste ja ainete omandamist.
ja siis selles kontekstis, et oleks ka piisavalt mahtu ainete jaoks, siis on praegu hetkel niimoodi see välja kujunenud. Siis küsitakse ka seda, et kuidas siis arvestada 60 EAP mahust kohustusliku IT-statistika kursuseid ja töökogemust, kui formaalset IT-statistika haridust ei ole, näiteks erinevad MOOC-id ja andmeanalüüsi töö. Et siin ma vastaks võib-olla ise jälle, et vaadake näitena seda tabelit, see võiks anda teile eeskuju ka selle kohta, kuidas küsida EAP-sid enda varasema töökogemuse kohta ja et see aitab meil samamoodi hinnata ka seda mahtu, seda 60 EAP-le vastavust. Et kui otseselt IT või statistikaharidust ei ole, siis kindlasti ikkagi tasub kandideerida ja näidata enda varasemat kogemust. Ja ka MOOC-id tasub üles loetleda isegi siis, kui ei ole seda lõplikku, ütleme, kontrollitud tingimustes eksamit sooritanud, et siis ikkagi MOOC-ides osalemine tasub kirja panna, et me näeme küll, et hetkel on siin piisavalt palju vastuvõtukohti, et me pigem oleme väga avatud nagu sellistes tingimustes. Nii. Veel kord, kuna siin on veel küsimus uuesti esile kerkinud ja ma ei ole kindel, kas küsija kuulis eelmist vastust, aga küsitakse jällegi stipendiumite kohta, et kas andmeteaduse õppekavale laieneb see EEL-i rahastatav erialastipendium. Aga IT-akadeemia ei ole EEL-i rahastatav erialastipendium, et EEL-i rahastatav erialastipendium riigile prioriteetsetes valdkondades, need peaksid olema vist need nutika spetsialiseerumise valdkonnad. Nutika spetsialiseerumise konkreetsed õppekavad on ka tegelikult üks suletud nimekiri ja minu arvates meil hetkel ei ole vastust selle kohta, kas siin stipendium laieneb, et siis sul ei ole ju teistsugust infot praegu hetkel. Ei, mul ei ole teistsugust infot. Et võib-olla tõesti siin käivitamise hetkel on nende stipendiumidega veidikese tagasihoidlikum, aga me loodame ilmselt küll siin instituudi teiste ressursside arvel vaadata ikkagi selle pildi üle, et siin oleks ka võimalik ikkagi mingi määral selgelt stipendiume juurde tuua. Ja võib-olla me saame siin ka seda, ma ei tea, kui paljud on meie tudengid praegu, aga meil on siin tudengitel on laptopide tagamine olnud, et ma eeldaksin, et siin on ka võimalik tagada, et tudengitel õppuritel antakse sülearvutid kasutada. Siis on küsimus selle kohta, et kas matemaatika ja informaatika bakalaureuse lõpetanud ka peavad esitama selle tabeli ja kirjeldama enda seda 60 EAP mahu täitmist, siis vastus on ei. Kui te vaadate andmeteaduse õppekava vastuvõtu tingimusi ja seal olevat kirjelduse eeldusainete ja vastuvõtu tingimuste kohta, ma panen kohe sellele lehele ka lingi, siis seal on loetletud ära ka need Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli õppekavad, kes seda tegema ei pea. Ehk on mõned õppekavad, kelle puhul me seda ei eelda, sest et ilmselgelt need on juba nagu väga selle valdkonnaga tuttavad inimesed, kes on need õppekavad lõpetanud. Siis järgmine küsimus on keele kohta, et kas õppekava on eestikeelne, et kui jah, siis kuidas on leitud õppejõud, kes esimest korda algavat õppekava heal tasemel lõpetada oskavad? Eesti keele kohta ma vastan niimoodi, et see, et õppekava on eestikeelne, ei tähenda, et kõik ained on eestikeelsed. Et siin on väga palju aineid, mis saavad olema inglisekeelsed. Loomulikult on meil ka õppejõudude täpselt nagu siin vihatakse, siis tegelikult on meil rahvusvahelisi õppejõude. Kogu instituudis on üle poole on rahvusvahelised õppejõud ja nemad ei ole õppinud eesti keelt selles mahus ära, et nad võiksid õpetada eesti keeles. Nii et kindlasti inglise keeleta siit õppekavast ka läbi ei pääse, et eestikeelne kõrghariduse statuut eeldab, et on võimalik õppekava läbida niimoodi, et 60% aineid on eesti keeles. Seda me loomulikult soovime tagada
aga kindlasti on siin väga palju ka ingliskeelseid aineid ja osad ained on jagatud ka teiste õppekavadega, näiteks tarkvaratehnika õppekavaga, osad need ärianalüütika ained või informaatika õppekava puhul masinõppe tehisintellekti ained. Nii et kindlasti on see rahvusvaheliste tudengitega ka kokkupuudet, isegi kui see õppekava on eestikeelne, siis ingliskeelsetest õppeainetest pääsu ei ole. Siis järgmine küsimus on jällegi õppevormi kohta, et kuna tegu on päevase õppekavaga, siis kas õppekava on mõeldav läbida ka töö kõrvalt? See on selline küsimus, mis vahel on selline ebaintuitiivne vastus, et kõige parematele tudengitele pole ka tööl käimine takistuseks. Et me näeme seda, et tööl käimine ja õppimine üheaegselt on enamusele ta siiski on väga suur koormus, sest on vaja ju uut õppida ja tööd teha paralleelselt. Et kõige paremad saavad sellega hakkama, aga see kindlasti ei ole soovitus praktiliselt mitte kellelegi. Et selline poole kohaga töö ja täiskohaga õppimine peaks olema noorele inimesele veel võimalik, aga mõte sellest, et ma töötan 40-50 tundi täiskohal tööl ja teised 40-50 tundi täiskohal ülikoolis, et see siiski väga inimlik ei oleks. Et kui tööl käia, siis tasub kindlasti kaaluda, kuidas oleks võimalik oma tööandja juures töökoormus viia piisavalt madalaks, et ikkagi oleks õppimise jaoks võimalikult palju aega. Siia kõrvale kohe kinnitan ka ühe küsimuse, mis sai ka õige vastuse, et jah, tõesti üks EAP on hinnanguliselt 26 tundi tööd. See muidugi sõltub indiviidist, kes teeb natuke kiiremini, kellel läheb natukene pikemat aega ja ka siis eelnevast kogemusest selles valdkonnas. Ja siis on küsimus selle õppekava jätkusuutlikkuse kohta, et kas õppekava rahastus 3 aastaks tähendab, et viimane sisseastumine on aastal 2023 või selleks ajaks peab olema lõpetatud? Õppekava rahastuse küsimused ei ole tegelikult tudengite mure üleüldse, et me seda õppekava peame siin üleval tunduvalt kauem kui 3 aastat. Võimalik, et me peale 3 aastat muudame veidikese lõdvemaks neid sisseastumise tingimusi just selle matemaatika IT tausta poole pealt, et tuua rohkem juurde seda interdistsiplinaarsust. Aga sellega me peame vaatama, et me endale jalga ei tulista, et ei tekiks olukorda, et magistris hakatakse esimest korda üldse programmeerimisega nullist pihta, et siis see ei pruugi nagu olla jätkusuutlik. Aga õppekava rahastuse küsimused ei ole tegelikult tudengite mure, et meie ikkagi näeme, et see õppekava jääb siin 10 aastaks kindlasti tööle. Siis ma vastaks ühele küsimusele, mis puudutab 2 õppekava õppimise kohta. Et kui teil on ka ühe õppekava peal jäänud veel 1-2 ainet ja lõputöö teha ja te kandideerite andmeteaduse õppekavale, siis sellest hoolimata Tartu Ülikooli vastuvõtu kohaselt ei ole üliõpilasel võimalik õppida 2 õppekaval ning teilt küsitakse siis kumba te eelistate, et kas te astute siis sellelt praeguselt õppekavalt välja omal soovil või loobute siis andmeteaduse õppekavale astumisest. Et sellisel juhul tuleb lihtsalt see valik teha, aga iseenesest kandideerimist see ei takista. Et kandideerida võite ka juhul, kui te olete immatrikuleeritud praegu mõnel õppekaval. Järgmine küsimus puudutab siis IT-tööstusmagistrantuuri ja küsimus on siis, et mitmesse ettevõttesse saab kandideerida, mitu tudengit siis harilikult ühele kohale vastu võetakse ja et mis aineid või õppetöö vormi arvelt siis tööstusmagistrantuuri puhul ettevõttes pool õppekava läbitakse? Eelmisel aastal umbes samal ajal nagu praegu tegelikult käis ettevõtete aktiivne värbamine sellesse programmi, et ettevõtted avaldaksid juba huvi ettevõtetega eelkokkulepete sõlmimine. See on hetkel arusaadavatel põhjustel olnud pidurdunud. Eelmisel aastal meil oli üle 20
tööstusmagistratuuri koha loodud ja ettevõte sai otsustada siis, kas ta värbab nagu ühte või kahte tudengit. Igal juhul üle 20 koha eelmine sügis käivitati ja nendele oli kusagil 40-50 vahele oli tudengikandidaate, nii et pooled tudengid ei pääsenud, aga oluline on see, et ettevõte ja tudeng oleksid omavahel mõlemad huvitatud sellest koostööst, et õige ettevõte saaks õige inimese enda programmi. Et siis me näeme, et siis on kõik osapooled on niimoodi rahul. Nii et ettevõtetesse kandideerida, seal vist oli, kui ma õigesti mäletan, praegu meil ei ole selle programmi koordinaatorid siin liini taga, aga sai vist 3 ettevõttesse panna korraga oma soovi ja ettevõte sai siis vastavalt intervjueerida paari 3 või 4 isegi tudengikandidaati. Et kindlasti ei pea panema kõiki riske nagu kõiki mune ühte korvi, et saab näidata mitme ettevõtte vastu huvi üles ja siis vastavalt ettevõte peab ka ära tundma, et see tudeng võiks olla huvitav temale. Siis järgmine küsimus puudutab magistritööd, et kas seda magistritööd annab teha ka teistes Tartu Ülikooli instituutides, kui teema on seotud andmeteadusega? See on väga hea küsimus, et meil need päris mitmed ained, mis on nagu suunamoodulites, võtame digihumanitaar, seda ei õpeta Arvutiteaduse Instituudi õppejõud. Võtame satelliidiandmete analüüs, seda ei õpeta mitte Arvutiteaduse Instituudi õppejõud, vaid hoopis Tartu Observatooriumi õppejõud. Ja kogu selle õppekava loogika tegelikult on suures pildis see, et õpitakse väga palju meetodiaineid keskselt, aga spetsialiseerumine või nagu see oma ärivaldkonna, mingis valdkonnas töö käib selle vastava instituudi juures või nende juhendajate juures. Nii et need juhendajad võivad kindlasti olla laiali üle terve ülikooli, nii Füüsika Instituudis, Schütte Instituudis, Observatooriumis, Üldkeeleteaduse Instituudis, ükskõik kus kohas. Et see on tegelikult selle õppekava selline laiem eesmärk, et koolitada ka nendesse valdkondadesse andmeanalüütikuid ja kindlasti on siis võimalik peale seda ka nendesse valdkondadesse doktorantuuri edasi minna, et ei pea üldse IT ja doktorantuuri tegema, kui rääkida nagu teaduse poolest. Võib-olla üks asi, mis ma siin saan veel ära õiendada selle sõna andmeteadus juures, et kuigi eriala nimi on andmeteadus, siis selle õppekava raames ei ole ju mitte klassikaline teaduse tegemine, see ei ole teadusmagister, vaid see on tavaline magistri õppekava, et lihtsalt see valdkond on sellise naljaka nimega, et nagu arvutiteadus on siin andmeteadus, aga loomulikult me näeme, et ka need, kes on huvitatud näiteks majandusteaduses tulevikus töötama, siis nendel on väga kasulik õppida see õppekava ja minna sinna valdkonda doktorantuuri. See avab jah seda interdistsiplinaarsuse mõõdet võib-olla kõige paremini, kui lõputöid saab ellu viia, juhendatud saada teiste instituutide õppejõudude poolt. Eike on nüüd enda küsimust täpsustanud selle EAP ja ajalise mahu osas. Ma vastaks sellele ise, et siin küsitakse siis seda, et kuidas siis näidata välisülikoolis tehtud aineid ja ka töökogemust. Et ühe soovitusena võib mõelda töökogemuse puhul just näiteks seda, et kui te üritate mõelda, et huvitav, et kui palju EAP-sid ma võiksin selle ja selle oskustest küsida mingis valdkonnas, siis te võite vaadata näiteks natukene läbi Arvutiteaduse Instituudi enda õppeaineid ja kui tekib mõne pealkirja puhul tunne, et selle õppeaine antavaid oskusid ma võib-olla juba laias laastus tean, siis vaadatagi, mis on selle õppeaine õppeväljundid ja kui te suudate näiteks sealt kõik või mingi kindla osa nagu ära täita, siis vaadata seda kui sellist referentspunkti, et palju EAP-sid siis nende oskustest küsida. Ja see on nagu üks võimalus.
teine on tõesti proovida läheneda nende nagu kulutatud aja osas, et kui te olete teinud välisülikoolis või e-kursuseid või midagi sellist. Et olge siinkohal nagu loomingulised, üritage leida erinevaid referentspunkte, mida nagu ülikool enda sisestruktuuris pakub. Ja eks meie nagu anname omapoolse hinnangu. Peamine on see, et enda oskusi ei kardaks esitada, vaid need lihtsalt kirja paneksite. Et kui te eksite ka selle mahu küsimisel, siis meie vaatame need üle ja teeme sellest omad järeldused. Siis järgmine küsimus, kas Jaak tahad täpsustada sellega midagi? Jah, et kui on see oma töökogemus, et siis, et kui kirja ei pane seda, siis ei saa seda hinnata, et kindlasti kui tundub, et mul on aineid on, ma ei tea, 40-50 ainepunkti olemas, aga näed, et midagi napib puudu, siis kindlasti läbi mõelda oma nagu võimalikud muud iseseisvad töö või oskused, et siis need tuleb nagu üles toetada, muidu meil ei ole võimalik neid kindlasti arvesse võtta. Siis järgmine küsimus on, et kas on plaanis seda õppekava ka sessioonõppe üliõpilastele pakkuda? Praegu hetkepäevane sessioonõppe on nagu täiesti ametlikult erinevad õppekavad, et me selle õppekava juures teist õppevormi ei ole hetkel ette näinud. Aga ma täiendan nagu seda, et me oleme hakanud arutama seda, et kes on veidike rohkem kursis, siis teab, et meil on selline IT mitteinformaatikute õppekava, mis on väga populaarne, 50 vastuvõtt ja 300 kandidaati viimased 4 aastat tütti vist vähemalt. Et me oleme arutanud, et võib-olla saaks mingeid aineid siit ka nendele kättesaadavaks teha, et siis võib-olla mitteinformaatikute kava tulevikus luua sinna siis võib-olla mingi andmeteadusele fokusseeruv suuna valik. Aga see on praegu hetkel planeerimise etapis, et 100% garantiid ei saa isegi järgmise aasta vastuvõtuks veel anda, aga võimalik, et järgmine aasta äkki on see veidike paremini sõnastatud. Siis on küsimus, et kas ja mis võimalused on õppida semestri mõnes välisülikoolis? See peaks... Ma vastan sellele vast ise. Me oleme selle õpirände mooduli või võimaluse on praktiliselt kõikidesse õppekavadesse sisse viidud, et tegelikult ilmselt ka siin on see vägagi teretulnud. Ja meil on mitmeid partnerülikoole, kelle juures saab neid õppekava, erinevaid õppeaineid läbida. Et need võimalused on kindlasti olemas. Tugevalt soovitame enne programmijuhiga ja siis ka õppekorraldusspetsialistidega see läbi rääkida, et millised teie plaanid on ja seda veidikene pikemalt ette planeerida, et kuhu te tahate minna. Ja et konkurss välisülikoolis õppimisele ei ole väga suur ka. Et selles mõttes ma arvan, et kõigil on soovi korral võimalus ka õppida mõne semestri välisülikoolis, ka selle õppekava raames. Siis järgmine küsimus puudutab magistritöö projekti, et kui on öeldud, et üldiselt võib ka ettevõtte probleemi lahendada, siis kas mingil tingimusel on magistritöö projekti ja praktikamoodulit võimalik teha ka näiteks enda välja mõeldud tarkvara või andmeanalüütilise toote arendamises? Ma ütleksin, et see magistritöö projekt, et siis ta ongi magistritöö enda toote arendamine, see on täiesti okei. See on täiesti okei, kui õppekava lõpuks on selline toode, millega lähed oma ettevõtet ehitama, aga siis ta tuleb magistritööna kindlasti vormistada, et ma arvan, et seal sellises kitsenduses ei tasu rääkida sellest niivõrd projektist, vaid öeldagi, et see on magistritöö. Praktika on veidike keerulisem, sest praktika iseenda juures ei ole tõenäoliselt väga usutav viis, et praktika peaks olema ikkagi nagu uute oskuste omandamine kusagil teises kontekstis, et praktikamoodulit ma ühe mehe firmas, enda firmas tehes pigem ei soosiks. Et ta vist ei ole, ma eeldan, et ta tegelikult ei ole ka võimalik, et sa ei saa iseenda praktikajuhendaja olla.
Siis järgmine küsimus on, võib-olla ma sellele vastan ise, et kui osad ained õppekavas on juba bakalaureuseõppes läbitud, siis kas on võimalik läbida õppekava vähem kui 120 EAP aineid võttes? Ei, see ei ole võimalik, sest et magistri õppekava maht on 120 EAP-d ja kõik selle õppekava läbinud üliõpilased peavad võtma 120 EAP mahus aineid. Küll aga kui on ained, mida te olete juba võtnud, seal on näiteks tasandusmoodulis selliseid aineid, siis on võimalik valida teisi aineid, mida te veel võtnud ei ole ja sellega enda õppekava täita. Ja kui on veel mingeid väga erilisi juhtumeid, kus teil on tõesti läbitud mõndade moodulite, spetsialiseerumismoodulite õppeaineid või midagi sellist, siis programmi juhiga läbi rääkides on alati võimalik leida ka nende jaoks asendused. Heisi, ma küsin siin täpsustuse, et kui 3 aastat bakat on 180 ainepunkti, aga keegi on teinud, ma ei tea, 240 või 300 ainepunkti ja tal on tunduvalt üle baka mahu, siis neid bakalaureuse kraadi jaoks mitte arvesse võetud aineid peaks olema ikkagi võimalik võtta hiljem arvesse ka. Mitte arvesse võetud aineid saab tõesti üle kanda, aga ei saa seda teha inimene, kes on täpselt bakalaureuse mahus ainepunkti läbinud. Et sama ainet ei saa olla nii bakalaureuse kui magistridiplomil piltlikult öeldes, aga seda, mida bakalaureses vaja ei olnud bakalaureuse kraadi omandamiseks või diplomi saamiseks, et siis neid peaks olema ikka võimalik magistris nagu arvesse võtta. Siin on veel üks täpsustus, et selle kohta, et milline eelnev kvalifikatsioon siis ikkagi sobib. Et kas ka nõukaajal omandatud IT või matemaatika diplom sobib? Minul on ka nõukaajal omandatud IT-matemaatika diplom, et võiks sobida küll. Siin ma julgeks öelda veel ka seda, et kui see on tõesti nõukaajal omandatud, see tähendab, et on ilmselt ka väga tugev töökogemus all, mida tasub sisseostamisele kirjeldada. Et see ei pruugi üldse olla negatiivne indikatsioon. Jah, ja ma tahan nagu rõhutada seda, et tegelikult jällegi me ise näeme, et selline mitmekülgse taustaga tudengite osalemine ainetes, kus on elukogemust ja erinevate valdkondade kogemust, see muudab õppekava atraktiivsemaks, sest siis tuleb tudengite endi hulgas tuleb kogemust, mida õppejõud ei pruugi alati suuta isegi anda. Et see on näha selles mitteinformaatikute õppekaval, et just see mitmekülgne elukogemuse taust on see, mis teeb selle väga huvitavaks ka teistele tudengitele. Et kindlasti ei pea pelgama seda, et on ammu õppinud. Tõenäoliselt vajab aju väikest restarti õppima hakkamiseks, et väga raske on minna koolipinki, aga see kindlasti ei ole nagu põhimõtteline takistus. Siis veel küsimus IT-tööstusmagistrantuuriga seoses, et mis ained või õppevormi arvelt täpselt siis tööstusmagistrantuuri puhul ettevõttesse pool õppekava läbitakse? Üsna palju tuleb siin see magistritöö, praktikamoodul, tõenäoliselt mingid tasandusmooduli ained. Et see on nüüd see koht, kus tööstusmagistratuuri selline keerukus tuleb esile ülikooliga, et siis tuleb vaadata konkreetse inimese konkreetseid tegevusi ettevõttes ja ainete vastavusi, et ülikoolil on nagu see vaja siis konkreetse inimese kontekstis läbi analüüsida, et milliseid aineid on võimalik sellisel viisil hüvitada või asendada, et see on selle tööstusmagistratuuri korraldamise üks sisulisemaid pooli. Et niimoodi ette ei ole võimalik öelda, et kõikidel on ühtemoodi, sest ettevõtted on ju väga erinevad, milles tegutsetakse ja mis tööd seal nendes ettevõtetes tehakse. Siis järgmine küsimus on see, et kunasest hakatakse avaldama kandideerimispunkte ja ka motivatsioonikirjade punkte. Ja siit ma lihtsalt täiendan seda ka veel, et vastuvõtu otsuste kohta veidikene infot.
Sa täpsustad seda praegu või? See on küsimus. See oli mulle küsimus või tahtsid vastata? Ma võin sellele ka ise vastata. Ja proovi vastata. Et kandideerimist taotlesime hindame jooksvalt. Sellel aastal nii pikk vastuvõtuperiood on meile esmakordne, et selles mõttes selle rütmi väljatöötamine natukene on omamoodi. Aga neid kandideerimispunkte me sisestame jooksvalt ja vastuvõtutalitus peaks teile ka teada andma minu teada, kui teie kohta on see punktisumma sisestatud. Nüüd, mis puudutab vastuvõtuotsuseid, siis esimesed vastuvõtuotsused me teeme juba ka enne 1. juulit nendele inimestele, kes on tõesti ilmselgelt väga tugevad kandidaadid. Kui te siiski enne 1. juulit vastuvõtuotsust ei saa, see ei tähenda, et teid ei oleks õppekavale vastu võetud, vaid see tähendab lihtsalt seda, et teid võetakse vastu pingerea alusel. Ehk loeb lõpuks see, kus te siis paiknete pingereas pärast 1. juulit. Ja kas sa tahad täpsustada seda kuidagi? Nagu te ise aru saate, siis koroona lõi me elu ikka päris korralikult sassi nagu siin, et muidu me oleksime ilmselt päris palju brainstorminud neid küsimusi ka ühistes aruteludes, aga me praegu hetkel ei ole seda teinud, et ma arvan, et siin mai keskel saavad tõenäoliselt esimesed sellised kinnitused, kui vähegi võimalik meie poolt teele, aga see küsimus nende samade motivatsioonikirjadega on ikkagi, et on vaja nagu referentspunkte, et see ei ole alati võetav niimoodi absoluutarvuna, et see pingerida on vahetevahel lihtsam teha kui see, et öelda, et siin on kindel lävend, et sees väljas. See nüüd võib-olla ei teinud väga selgeks seda vastust, aga vastus on see, et me üritame selle jooksva vastuvõtuga siin kuidagi ise ka õppida toime tulema. Nii, siis on õppekava läbimise kohta üks küsimus, et kas on ka mingisugune soovituslik tunniplaan, mida võiks järgida, et eeldusainetega mitte jänni jääda? Ehk siis, et millised ained võtta esimesel semestril, milliseid aineid teisel semestril, sellised soovitused? No tunniplaaniga me praegu hetkel tegeleme ja tegelikult need alusmooduli ained me üritame enamus panna sinna esimesse semestrisse ja kindlasti kõik ei eelda tohutut eeldusaineid, et seal on üsna üldiseid aineid, et näidistunniplaan kindlasti tekib. Iga ainet me loeme üks kord aastas, me ei loe sügisel ja kevadel, selleks ei ole meil praegu õppejõude ja mehitatust piisavalt. Et kui jääb esimesel aastal võtmata, siis ta lükkub aasta võrra edasi. Nii et kindlasti tasub proovida selle näidisõppekava järgi võimalikult palju alguses liikuda. Ja see, et millised on need eeldusained, see tõesti veidike sõltub nüüd individuaalselt sellest inimesest, et me väga loodame, et on võimalik ikkagi selgelt 2-aastase nominaaliga ka õppekava läbida praktiliselt kõikidel tudengitel. Siin ma täiendaks selle poole pealt veidike, et alusmooduli õppeainetest, neid oli 5 õppeainet, 3 tükki toimuvad sügisel. Ja see tähendab seda, et nende õppeainete puhul me oleme ka arvestanud tõesti selle väga mitmekesise taustaga, millega meile üliõpilased tulevad. Mis tähendab seda, et mõnele teist võib see olla küll veidikene suurem pingutus, aga nende õppeainetega hakkama saama peaksite siiski kõik. Ja see tähendab seda, et sinna jääb veidikene ruumi ka tasandusmoodulite ainetele, mis siis võiksid aidata teil enda selliseid eelnevaid teadmisi ja selle õppekava mõistes
olemasolevaid lünki täita, nii et järgmistel semestritel teil juba läheks ladusamalt ja et te saaksite nagu vabamalt otsustada enda valikuid. Et kindlasti on soovitus alusmooduli ainetest enda õpinguid alustada. Praktika vormistamiseks ettevõttes tehtud tööd Stack Positium praktika jaoks on üle terve instituudi kõikide õppekavade loodud ühine süsteem, ühine aine, et seal on teatud tingimused, mis tuleb täita praktika läbimiseks ja mõnikord on võimalik tõepoolest tagantjärele öelda, et need samad tingimused on saanud täidetuks, aga see sõltub nüüd selle praktika aine tingimustest, eeldustest. Heisi, oskad sa siin kommenteerida juurde? Ja ka täpselt sellest tööst, mida te olete enda töö juures teinud. Et see töö, mida tehakse, peab olema kindlasti siis seotud mingit sorti nende praktika nagu eesmärkidega. Aga selle jaoks on meil kõikide õppekavade peale nagu ühine metodoloogia. Siis on küsimus selle praktika mooduli all olevate ainete kohta, et andmeteaduse projekt, tarkvara ettevõtluse projekt ja need. Et kas need on ühendatavad magistritöö projektiga? Jah, tähendab, see on ka see üks koht tegelikult, kus seesama tööstusmagistratuuri näide, et mida rohkem on võimalik nagu ühe valdkonna või ühe suuna nagu aineid siduda teatud mõttes plokki, siis seda suurema terviku lõpuks kätte saab. Et tarkvara ettevõtluse projekt selvis see, kus oli oma selle ettevõtte nagu see startup bootcamp ja seda tüüpi projektideks, et seal nüüd veidike sõltub, et kas see on otseselt ühildatav, aga kui on võimalik ühildada, siis ei ole see probleem. Lihtsalt igas aines tuleb näidata, kus on selle aine jaoks tehtud ainepunktide maht, et mitte teha meie double tippingut, et ühe töö eest saada 3 korda punkte, vaid ikka siis need summeeruksid need punktid. Et see nagu on läbimisel oluline. Siis on küsimus, et kui ollakse üliõpilane Tartu Ülikoolis, kas siis on sügisel võimalik osaleda juba andmeteaduse alusmooduli ainetel, et koguda endale siis puuduvaid eeldusaineid, kui kandideerida 2021 või on need ained rangelt mõeldud andmeteaduse õppekava üliõpilastele? Meil ei ole hetkel vist kogu see kapatsiteet päris täpselt teada, kui palju ainele mahub, aga reeglina meil ained avatud kõikidele, kes nendele soovivad tulla. Nii et teiste õppekavade, teiste valdkondade tudengid, kes tahavad võtta meie aineid, reeglina on saanud ka seda teha. Et väga harva me oleme pidanud nagu tõmbama piiri peale, et siin ei ole lihtsalt kapatsiteeti rohkem õpetada kui näiteks 50 inimest, 50 tudengit. Et loodetavasti on need ained tõesti ka võetavad ka siis, kui õppida ülikoolis teistel õppekavadel. Aga see sõltub sellest auditooriumist, õppejõudude olemasolust, praktikarühmade arvust, et me kõikidele suudaksime piisavad juhendamised peale panna. Et isegi kui loeng tundub, et on, võib ju olla 50 asemel 100 inimest loengus, siis praktikarühmades tähendab see kohe 2 või 2-3 rühma juurde tegemist ja siis loodetavasti meil on seda kapatsiteeti. Jah, et siinkohal ma lihtsalt täpsustaks sellega, et kui hakkab nende ainete mahutavus täis saama, siis me lihtsalt peame eelistama andmeteaduse õppekava üliõpilasi, kuna nende jaoks on see kohustuslik aine. Ja sellisel juhul me palume siis Tartu Ülikooli teiste õppekavade üliõpilastel seda ainet mitte võtta. Sellisel juhul. Aga ainult tingimusel, kui meie õppejõud tõesti annavad märku, et nad üle mingi kindla mahu seda ainet anda ei saa. Nii, kirjalikud küsimused on praeguseks läbi saanud. Kas keegi äkki tahab veel suuliselt midagi küsida, et kui
kui me Jaaguga ei saanud sellest kirjalikust küsimusest täpselt nii aru ja vastasime küsimusest veidike mööda, siis praegu on väga hea võimalus uuesti täpsustavaid küsimusi esitada. Ma võib-olla küsiksin täpsustuseks seda, et ma vaatan õisist seda õppekava ja siin on kirjas valikaineid 24 EAP-d ehk siis on tasandusmoodul 12 EAP-d ja valikainete moodul on siis 12 EAP-d sealsamas. Kas sinna alla siis ei lähe ühtegi vabaainet, et näiteks kui tahta võtta mingit keeleainet humanitaaride instituudist, et siis see ei lähe õppekava sisse, vaid see läheb õppekava väliselt, jah? Ma ütleks selle kohta, et see sõltub nüüd natukene sellest keeleõppeainest, mida te mõtlete. Kui tegemist on andmeteaduse suunaga seotud õppeainega, siis jah, programmijuhil on õigus öelda, et jaa, see aine täidab näiteks siis valikainete või tasandusmooduli eesmärki ja selle alusel lubatakse siis sellel inimesel konkreetselt see aine kanda valikainete moodulisse. Et seda teevad meie õppekorraldusspetsialistid selle loa põhjal. Ja teistel juhtudel siis, kui see ei ole seotud otseselt nende eesmärkidega ja andmeteadusega, on võetud huvi pärast enese täiendamiseks ja paremini siis mõnes muus huvivaldkonnas orienteerumiseks, siis jääb see vabaainete alla. Aga vabaained on igal juhul seal õppekavas ju sees, et täiesti vabaained mahub ka mingi hulk õppekava mahu sisse. Ma sellepärast küsingi, et siin õisis on kirjas ainult valikained. Ja õige, vabandust, sellel õppekaval ei ole vabaaineid. Et siin on täpselt vabaainete puudumise põhjendus on täpselt seesama, mis on meil siis selle väiksema magistritöö mahu põhjendus. Et kuna on vaja esiteks viia inimesed samale tasemele varasema kogemuse mõistes, siis oli meil seda muidu, mis jäeti vabaainete mooduliks, seda osa kasutada selleks, et siis selles sellele tasandusmoodulile natukene rohkem ruumi teha. Et õige maja siin ja teise õppekavaga sassi ma vabandab. Aitäh. Delta raamatukogu esimesel korrusel, see vist oli arhitektide pakkumine, ilmselt tellijatena keegi ei osanud otseselt sellele midagi vastu öelda, aga minu arusaamine, et seal on üsna tihedad müra summutavad klaasid, et see äkki liiga takistav ei ole, et seal raamatukogu on esimesel. Ma ei ole pidanud ise seal töötama tundide kaupa, nii et ma ei oska tegelikult kommenteerida, et kui hea see on, kui seal inimesed mööda jalutavad seal ees või autod sõidavad. Ma eeldan, et seal on võimalik nägu pöörata aknast sissepoole kusagil ka, et ei pea nagu liikuvaid objekte silmanurgast tingimata jälgima. Eriolukord, eriplaan, ega praegu hetkel meil ei ole ju, et me alustame selle õppekavaga sügisel, et praegu hetkel ei oska keegi, ei oskaks ka hetkel öelda, mis on täpselt selle sügise olukord, aga me eeldame tegelikult, et see samasugune eriolukord ei jätku. Sellist lockdowni üle ei ela nagunii riik, et mingil viisil on ikkagi see avanemine peab toimuma. Halvima stsenaariumi järgi võib olla vajadus, et need tudengid või õppejõud peavad olema karantiinis, kui on endal või lähiringkondades nakatumisi, et siis tõenäoliselt on mingi kombinatsioon füüsilistest kohtumistest, aga ka ilmselt e-õpe jääb veidike kauem meiega, kui me siin mõtleme. Üldiselt me oleme proovinud oma ainetes teha niimoodi, et vähemalt loengutest jääb ka mingi video jälg maha, kuigi parem on ikkagi, kui on tudengid auditooriumis ja küsivad otse õppejõu käest, kui et tagantjärele videosid vaatavad. Ja siis praktikumid on ikkagi sellised, kus ollakse füüsiliselt koos, räägitakse, aga jällegi need on praegu hetkel toimuvad e-õppevormis. Eks me
meie erialal õnneks või on võib-olla kõige lihtsamad need võimalused kuidagi seda e-õpet kasutada. Nii, kas me oleme kõik suutnud ära vastata ammendavalt? Tundub nii. Meil on jätkuvalt 52 inimest siin liini peal. Aitäh, et olete meiega olnud siin tund ja veerand lausa, poolsada inimest. Nii et näeme, et huvi õppekava vastu on suur. Loodame väga, et te kõik kandideerite ja tulete õppima, olete aktiivsed, et me saame ühe väga ägeda õppekava siin teha ja tudengite omavaheline suhtlus ja töö on see, mis teeb õppekavast nagu eriti ägeda. Aitäh!